Tere teile! Tere, Kent! Mina olen siis Kent Viimsi vallavalitsuse kommunikatsiooniosakonnast ja palun teile tutvustada ennast ka. Mina töötan Kobras osaühingus ja olen maastikuarhitekt-planeerija. Olen viimased aastad konsulteerinud Viimsi valda üldplaneeringu koostamisel. Aga mis see üldplaneering üldse on, mille koostamisel sa Viimsi valda oled nõustanud? Ja üldplaneering on üks selline väga oluline dokument ühe omavalitsuse jaoks, sest see paneb paika valla ruumilised arengud ja seda tehakse koos valla elanikega. Nii et see on selline ühine suur kokkulepe. Aga iga vallaelaniku jaoks on see kindlasti oluline sellepärast, et nad saavad teada, kuidas oma maad kasutada, kuidasmoodi saab seal ehitada ja natukene ka suuremat pilti, et millised need kokkulepped siis on. Ja nüüd on Viimsi valla uue üldplaneeringu koostamine jõudnud avaliku väljapaneku hetke. Et mida see täpselt tähendab? See tähendab seda, et Viimsi valla volikogu on leidnud, et see lahendus on päris hea. Nendele see sobib, aga nad tahaksid, et kõik valla elanikud, kõik maaomanikud vaataksid sellele samuti otsa, tutvuksid, mõtleksid läbi, kas see nendele ka sobib ja esitaksid oma arvamused, oma ettepanekud ja siis saab vallavalitsus uuesti need ka läbi kaaluda ja teha selle dokumendi veel paremaks. Et käiks üheskoos üle selle, et kuidas üks Viimsi valla elanik edukalt üldplaneeringu materjalidega tutvuda saaks. Ja siin on hea küsida siis meie üldplaneeringu kaasamiskeskkonna kohta, mis siis loodud on. Et miks selline lahendus või selline keskkond on üldse sündinud? Viimsi valla poolt oli see soov ja huvi, et selline üks ühtne konkreetne keskkond luuakse, kus inimesed saavad kõigile materjalidele hõlpsasti, lihtsasti ligi. Nii et see sai kohe alguses paika pandud, et selleks, et need avalikud väljapanekud ja ka terve üldplaneeringu koostamise ajal oleks info kättesaadavus hea, et siis on vaja sellist väikest pesa, kus kõik need asjad koos on. Ja kuidas siis elanik selle üldplaneeringu kaasamiskeskkonda jõuab, et sealse infoga tutvuda? Kõige lihtsam on see, et ma jagan oma ekraani ja näitan, kuidasmoodi mina tavaliselt selle koha kätte leian. Siis on lootust, et saavad sellega hakkama ka teised. Nii. Kas sul, Kent, on nüüd näha see aken, mis on Viimsi valla kodulehekülg? Just, oleme valla koduleheküljel. Just, ja siin tuleb leida üleval paremas nurgas tekst üldplaneering. Ja selle peal klikates on võimalik jõuda siis sellesse kaasamiskeskkonda. Ja siin selle esimese lehe peal on selline olulisem informatsioon. Siin on kolm akent, mille vahel saab valida, kust edasi liikuda. Selle lehe pealt praegu leiab ka selle informatsiooni, et kus kohas hakkavad toimuma sellised pärastlõunad külades, kus arutatakse niimoodi vahetumalt ja väiksemates ringides üldplaneeringu teemasid. Et seda saab siit leida, siin saab ka registreerida ennast ja päris siin lehekülje allosas on ka ajakava, et kus me praegu oleme ja kuhu me edasi liigume. Et siit on näha, et me oleme siin selles eelviimases kastis, aga selle eelviimase kastiga tuleb veel tükk tööd teha ennem kui
kui jõuab siia rohelisse kasti, kus siis planeering valmis on. Aga siia tagasi tulles kohe algusesse, siit siis sõltuvalt sellest, millega tegeleda on parajasti huvi, saab kas minna klõpsata tekstide aknasse. Siit tulevad kohe välja materjalid ja kõige esimene rida on Viimsi valla üldplaneeringu seletuskiri. Nii et see ongi see, mis on siis nüüd praegu väljapanekul, see põhidokument ja järjest allpool on näha planeeringu lisad. Kõige esimene lisa üldplaneeringul alati on keskkonnastrateegilise mõju hindamine. Nii et kui meie Kobrase meeskonnaga aitasime Viimsi vallal koostada üldplaneeringut, siis keskkonnamõju hindamist viis läbi Hendrikson ja Co. Nii et me oleme seda siin sellise suure meeskonnaga koos teinud. Ja lisaks sellele on veel olnud palju erinevaid analüüse ja uuringuid, mis on toetanud üldplaneeringu koostamist. Et kõik need uuringud ja analüüsid on ka siin selle tekstide aknasse klõpsates on siin kättesaadavad. Et usun nende lisade numbrite järgi, need on siit täitsa leitavad. Siin on ka veel menetlusdokumente ja kooskõlastusi ja arvamusi, mis on meile selle koostamise ajal laekunud, nii et siit leiab terve rida selliseid ametlikke dokumente. Kui nüüd avalehele tagasi minna, siis võib-olla kui nüüd just üldplaneeringuga tahta praegu tutvuma hakata, siis kindlasti teine oluline koht, mida vaadata, on kaardirakendus. Ja kaardirakendus on selline online KISS-süsteem. Meil on ta tehtud võimalikult siis lihtsaks, aga vaatamata kõigele selliste kaartide vaatamine inimesele, kes sellega igapäevaselt ei tegele, on kindlasti keerukas. Et siin paremal pool on näha, et võib ka kohe ühe klõpsuga liikuda Prangli-saarele või teise klõpsuga liikuda Naissaarele ja natukene edasi minna, siis saame tagasi siia Viimsi poolsaarele. Et sellised otseteed on siin ka paremal pool servas olemas. Aga kohe alguses, kui lahti teha kaart, siis on siin näha selline värviline muster. See on selline tüüpiline pilt, kuidas moodi üks üldplaneering välja näeb. Et need värvid on need, mis näitavad siis maakasutus juhtotstarvet, mis on nendele aladele planeeritud. Ja siit vasakult poolt on võimalik panna sisse veel järjest teisi teemasid. Praegu, kui ma panen näiteks ruumilise arengu kinni, siis kaob ära siit tiheasustuse piir. Nii et siin selles vasakpoolses kastis on näha nii see tingmärgi välimus kui ka see linnuke, kus saab klõpsatada kinni ja lahti. Et siin on ainult üks siis kiht, sellepärast on mul praegu seda siin hea selle ekraani peal näidata. Aga kui ma võtan näiteks siis maakasutuse juhtotstarvete, rullin siia allapoole, kus need maakasutuse juhtotstarved on, siis siin on näha, kuidas moodi igale sellele värvile vastab mingi teema. Et jah, näiteks siin keskel Haabneemes on sellised oranžid värvid, see on kõik korterelamumaa või siin kõrval on selline tumedam oranž. See on siis ühiskondlike ehitiste maa-ala, nii et järjest niimoodi on võimalik neid siin jälgida ja vaadata. Ja kui on huvi, saab nad hoopiski kinni panna ja siis näeb lihtsalt põhikaarti. Ja üleval pool siin on võimalik panna sisse kõik liikuvuse teemad. Siin on võimalik näha teid, mis on üldplaneeringuga planeeritud, terviserajad, kergliiklusteed
ja nii edasi, et eks neid tuleb siit vaadata kõrvalt ja näha, millega on tegemist. Väga hea ülevaade siis kaardirakenduses ka, aga kui nüüd mina maaomanikuna tahan oma kinnistut siit vaadata täpselt, et mis siis üldplaneering siin ette näeb, kuidas ma seda teha saan? Ma arvan, et kõige lihtsam on seda teha niimoodi, et võtta siit see luubi kujukesega otsingu nupukene, panna siia sisse oma aadress. Paneme siia sisse näiteks 4D1, see peaks olema vist vallamaja. Jah, just. Nii, ja siis hüppab, kuigi meil siin ei ole katastriüksuse piire peal, siis asukoha otsingut saab ikkagi teha ja leiab enda maaüksused ülesse. Siis on hea panna peale need legendist kõik teemad. Ma panen praegu siia peale näiteks liikuvuse ja panen peale ka haldusjaotuse ja looduskeskkonnad. Et ma teen kõikidesse kohtadesse, mis siin legendis on, järjest peale need linnukesed. Siin on ka võimalik näiteks Maa-ameti ortofoto alla panna, et siis võib-olla on lihtsam aru saada, kus kaardi peal olla. Nüüd üks asi, millele tuleb tähelepanu juhtida, on see, et kuna üldplaneering on hästi üldine dokument, siis näiteks kui ma siin paremal pool zoomin välja, siis loomulikult kõik asjad muutuvad järjest üldisemaks. Kui ma aga tahan väga sisse zoomida oma maja või oma piirkonna juurde, mis mind huvitab, siis võib juhtuda selline asi, et kui ma panen nüüd ortofoto kinni, siis ma ei näe enam üldse neid üldplaneeringu jooni siin peal. Ja see ongi nüüd selle täpsusastme küsimus, et väga lähedale zoomimiseks üldplaneering ei olegi, et selle jaoks on detailplaneeringud. Aga kui juhtub selline asi, et vaatad ennast huvitavat kohta ja kõik on hall, nagu minul praegu siin, siis tuleb siit zoomi nupukesest hakata muudkui väljapoole zoomima ja siis tulevad kõik värvid jälle tagasi. Et see on sellise üldistusastme küsimus. Kui kaardimaterjaliga tutvumine selge ja selle kaardirakenduse läbi vaadanud, siis järgmine dokument, millega ilmselt tutvuda tuleks, on üldplaneeringu seletuskiri. Et kuidas ma sellega kõige edukamalt tutvuda saaksin? Ja, et sinna saab liikuda kas siis minnes avalehele, võttes seal lahti tekstid või ka siin samas lehe peal siis võtta materjalide selle lingi. Ja nagu ma ütlesin, kõige esimene siin ongi seletuskiri. See tuleb siis lahti klõpsata. Ja võib-olla kõigepealt on hea korraks vaadata, mida sisukord ütleb. Et sisukord alguses ütleb, et siin on erinevad sellised põhimõttelised tekstid, millised need ruumilised arengud siis Viimsi vallas on. Edasi on 3. peatükk need põhimõtted, mis lähevad juba täpsemaks ja konkreetsemaks, et millal tuleb detailplaneeringut teha, millal tuleb arvestada avaliku huviga, kuidas erinevused on tiheasustusaladel ja hajaasustusaladel. Ja sealt edasi ilmselt võib-olla selline kõige sisukam peatükk või kõige mahukam on maakasutuse juhtotstarvete peatükk. Et siin on mõistlik võib-olla alustada ka sellest, et vaadata, millised on üldised tingimused. Et siin on eraldi välja toodud, et kuidas moodi kruntide jagamine käib, mida tuleb taristu ehitamisel tähele panna, millal, kus seda on lubatud teha ja mis kujul, millised arhitektuuritingimused peavad olema ja haljastus, heakord ja näiteks ka piirdeaiad. Toon näite, et siin üldiste tingimuste all on selline pakett, mis siis kehtib igal pool, aga on mõningad erandid
ja nendele eranditele on püütud siin ka tähelepanu juhtida või öeldudki, et jah, et vahel on täpsemalt mõne maakasutuse juures need välja toodud või mõnes teises peatükis. Et näiteks siin on päikesepaneelidega piirded. Nende kohta tuleb eraldi täpsemalt lugeda siis järgmisest peatükist ja see on siis ära viidatud. Et me oleme proovinud siia selliseid ristviiteid võimalikult palju panna. Loodame, et see aitab kaasa enda teemat paremini leida. Aga jah, et kui need üldised tingimused kehtivad igal pool, siis siit edasi liikudes jõuame eraldi maakasutuse juhtotstarvete kirjeldusteni ja tingimuste seadmisteni, nii et siis on siit järjest võimalik neid leida ja näiteks see on siis väikeelamuala maakasutuse juhtotstarve ja siin on eraldi väikeste alapeatükkidena välja toodud siis, millised peavad olema krundi suurused, kuidasmoodi need samad tingimused käituvad näiteks poolsaarel või hoopiski Naissaarel, et need on erisustena siin välja toodud ka. Ja kui on üle vaadatud need maakasutuse juhtotstarvete teemad ja vaadatud, et mis siis oma maa kohta kehtib, siis on mõistlik ka vaadata selliseid üldisi teemasid, et meil on eraldi 5. peatükis välja toodud looduskeskkonda ja kultuurmaastikku puudutavad tingimused. Siin on näiteks rohevõrgustik või siin räägitakse ka üleujutusaladest. Ja 6. peatükis on toodud kõik, mis puudutab liiklusvõrgustikku. Sealhulgas ka see, et kuidas kallasrajale juurde pääseb või millised teed on määratud avalikuks kasutamiseks ja kus kohas on loodusrajad ja nii edasi. Ja siin planeeringu tagaosas on veel tegeletud erinevate selliste taristuteemadega ja lõpuks kõige viimased peatükid puudutavad üldplaneeringu elluviimist. See on see, et kuidas me seda rakendada lõpuks saame ja ka see, millised on ettepanekud tehtud Harju maakonnaplaneeringu muutmiseks ja täpsustamiseks. Et siin on päris palju teemasid, aga usun, et siit on võimalik leida seda, mis inimest huvitab. Üks võimalus ka, kuidas seda teha, on nii, et otsida üles mõistete peatükk. See on kohe alguses peale sisukorda ja siit saab vaadata näiteks, mis asi on kallasrajale juurdepääs, mida me seal just vaatasime allpool peatükina, et mis see siis on ja vaadata kaardi peal, kus nad asuvad või et mis asi on eritingimustega ala. Et siin on püütud kõik sellised vähegi keerukamad teemad lahti seletada. Aga usun, et selles osas vast piisab. Võib-olla selgitan ka seda, et kui mõned teemad on rohkem seotud keskkonnastrateegilise mõju hindamisega, siis tasub seda vaadata siit sellest lisa 1 dokumendist. Siin ei ole enam siis tingimusi, vaid siin on kõik need analüüsid välja toodud, et millised mõjud võivad olla ja kuidas neid on siis leevendatud ja üle vaadatud. Ja siin vist oluline ka mainida, et avaliku väljapaneku ajal siis üldplaneeringu lisadega saab ka ainult digitaalselt siin kaasamiskeskkonnas tutvuda. Et kui põhilahendusega saab ka koha peal näiteks raamatukogust tutvuda, et siis lisadega tutvumiseks peabki siis siia kaasamiskeskkonda jõudma. Just. Ja kaasamiskeskkonnas on ka see, et siin on võimalik teha ettepanekut. Selleks on siin ka eraldi selline lingikene, et siin on võimalik kohe panna see punkt selle sama kaasamiskeskkonna kaardi peale. Usun, et seda saab siin üsna intuitiivselt rakendada. Lisaks sellele on siin ka veel kaasamistegevuste info, kust on võimalik kõiki varasemaid arutelude ja
siis ütleme kogukonna kaasamisega seotud materjalidega tutvuda, siin on protokollid ja siis need tabelid kõikide inimeste arvamuste ja vallapoolsete seisukohtadega. Nii et Aga palju väärt infot, millega tutvuda kaasamiskeskkonnas. Just, et siin on väga palju erinevaid linke. Ma loodan, et need on siiski arusaadavad, et esimene siis, kui suurel lehel minna, ongi see, kust leiab seletuskirja koos lisadega. Keskel see kaasamine viib selle informatsioonini, kuidas on seni arvamuste suhtes seisukohti kujundatud ja kolmas on see, kus saab siis kaardi peale edasi liikuda. Aitäh teile selle ülevaate eest. Ma usun, et nüüd on üldplaneeringuga tutvumine oluliselt lihtsam ja kuni 15. augustini seda teha saab ja selleks ajaks siis ka oma ettepanekud ja arvamused vallavalitsuse poole teele tuleks saata.